noor punkari allumine armastusele. Möödunud sest on rohkem kui 6 kuud, mil ära sebisid sind kogemata meelega, et ennem kui põlmitsesime armus suud, mind võlusid mõistuse ja terava keelega. Tol õhtul prillime su ema korteris, kus meie arm leegitseb kirkamalt kui kõrval asuva auto lammutusega keevitusaparaadid. Tolla vendi alguse õhtul me rahulikult tähistame nädalavahetuse algust. DVD logo telekaekraani mööda ääri põrkab ja kunagi ta päris nurka ei jõua. Olid kord sellised ajad, kui veel Järve Selverisse laenutatud filme. Nagu mainisin, siis meeldisid mulle juba eelnevalt väga, et tol õhtul sa vaatad mind kemmikama pilguga kui kunagi varem. Su silmades miski lõõmab. Mina vaatan sind samasuguste silmadega nagu alati, armunud ja punetavatega. Mul on krooniline probleem sellega. Ma toon taldrikuid kraanikaussi ja su pilk mind jälitab, sest on seiklus ja kirg, sest on soovid ja iha. Tol õhtul saab meist midagi enamat kui ennamalt ja tagasi teed ei ole, sest täna öösel põlevad sillad. Küünlaneegid su silmis helkimas ja DVD logo ekraani äärde põrkamas, sa teatad. Ma tahan jõulupuud. Sa tahad kuuske ja ma pettun. Tähendab, ma tunnen, et ma pean pettuma. Et nii ei saa, et me oleme anarhistid või siis vähemalt postmodernistid, kõrgemad sellistest barbaarsustest ja arhaihilisusest. Me ei ole ju mingid väikekodanikud tolgused, kes hävitavad puid arusaamatute tavade nimel. Lugejad võiks siinkohal aru saada, et see kõik juhtus 20 aastat tagasi. Siis oli siuke mõtteviis isegi päris ekstreemne. Ma püüan selgitada, et niimoodi ei saa, et jõulud on üldse mõttetu asi, aga pilk su silmis on liiga tugev ja mu mäss ühiskonna vastu moodub pobinaks. Arusaamatu noor punkari nõmina taustal koorub aga sinu soovi ilusaim osa. Mul on ju saag, teatad sa ühtäkki ja kiirustad esikusse. Nurgas seisavad erinevad tööriistad ja remondivahendid. Nende vahelt vead sa välja roostes käsisaagast. Võidukalt hoiad sa seda toas seistes käes ja viibutad mu ees. Oota, ma mõtlesin, et sa tahad osta, sõna ma kukalt kratsides. Ära ole loll, siin on ju mets, raputad sa pead ja su silmades on taaskord iha, mis mind kutsub. Tule, lähme. Et siis metsast, mõtlen ma saapaid jalga pannes, kuni järsku prahvatan sulle. Kuule, aga see on ju seaduse vastane. Oled sa anarhist või ei ole? Küsid sa naedes vastu ja ma punastad. Loomulikult teatad ma saagi sealt haarates ja salli müksi pähe toppides. Eriti ülbe tšikk oled ikka. Kahtled veel minu anarhistlikkuses. Ma olen ju täiega punk ja sa pead niimoodi skepsist avaldama. Peas asendab mõte, et puid on ju mõttetu maha saagida niisama. See on ühiskonna normidel allumine, et ma ei vokaliseeri neid mõtteid, sest siis ütleksid sa midagi vastu ja ma läheks iga hetkega rohkem argpüksikum välja. Aga lipsab üle mu huulte kogemata. Aga osatad sa tooret ja küsid retooriliselt. Mida sa kardad? Ja lükkad mu trepikotta. Komberdame alla. Kombinaadi paneelmaja trepikoda kott pime, et õnn su silmis helgib eredamad kui 1000 halogeeni. Me kõnnime saak käes läbi prillime asume urge poole, et metsateed kõrvale võssa põigata. Sa räägid mulle oma lapsepõlve jõuludest, siin ja mujal. Sa räägid puudest, päris ja plastist. Sa räägid kingitustest, saadud ja antud, nende ostmisest ja pakkimisest. Ja ma saan aru, kui tähtis see kuradi mu jõulupuu sul on. Ja ma värisen, nii külmast kui ka kartusest, sest ma võin küll punk olla, aga varastamine ei ole minu teema kunagi olnud, eriti riigimetsast. Sa leiad sobiva puu ja ma saen, kes kuidas teisiti, et tulen sinuga metsa ja lasen sul puud saagida. Mingi sisemine au peab ikkagist olema ju, et ei tule sinuga puud varastama ja siis seisan kõrval ning kimun tobib. Puu kukub, tähendab kukub metafoorilisest, sest see on suht väike ja sa hoiad ikkagi tüvest kinni, kui ma saen. Ja siis võtame jõulupuu käe otsa. Mingi au peab ju ikkagist olema, ega ei saa ju nii, et saen sulle jõulupuu ja siis lasen sul seda higimulli otsa ees koju tassida. Nii me siis kõnnimegi tagasi ja sa oled õnnelik, nagu sa lapsena olid. Ja ma situn mööduva auto peale pükse täis, ent püüan näida cool, sest ma olin punk. Diivanil istudes ja suitsu tehes on mu pilk ainiti sinul, kui sa varastatud kuusepuud ehid. Sa oled liiga ilus, kui sa oled õnnelik. Ohtlikult ilus, hukatuslikult ilus. Tänane õhtu on hingeliselt sügav kui nii mõnigi, sest tänasest õhtust alates oleme kuritöökaaslased ja ma teadvustan meie armastust teisiti. Ma arvasin, et ma olen hull ja paha ning sina oled korralik ja hea, aga nüüd ma tean,
et meie arvamused iseenesest purunevad võimsama jõu, armastuse teel. Tean, et me ajame üksteist hulluks ja piitsutame oma võimete piirideni. Et see on hea, kui sa tuletad mulle meelde, et ma ei situks. Et nii ongi õige, kui sillad põlevad ja puud langevad ja sinust kiirleb õnn nagu katkise luugiga tuumareaktorist ning ma higistan pooridest radioaktiivset verd, et olla rohkem vaba kui sa. Tolle õhtu kaasus on loomulikult aegunud tänaseks ja nüüd ostad sa Kuusepuu kaubanduskeskuse parklast ja tood selle ise autoga koju ning ma torisen, kui sedasama kuivat puuronti paar nädalat hiljem tagasi metsa alla kraavijääde veab. Kaasus on aegunud, et kurjategijad ja ohvrid ju jääb lugu, jääb teadmine, et kui sa ainult tahad, siis ma panen isegi hiies tammepuud põlema, et olen kõhklemata valmis sinuga või sinu jaoks seadust murdma. Kuidas siis teisiti, et lasen ise sul seadust murda ja lihtsalt passin kõrval või mingi au peab ikkagist olema. Aitäh teile!